hoiegi peamul ka see latva tee, sest sulle eilses justkui kasvame, kuid päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda, neid mänge saadab roherähkin aeg. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg, peab argipäeva endas sulgema, õhkõrmuse ja targa tundega. Tere päevast, head kolleegid, dobri dень всем. Mul on ülihea meel täna teid siin näha ja mitte ainult sellepärast, et me täna näeme üksteist, vaid sellepärast, et selline üritus on üldse võimalik. Sest olgem ausad, kui me umbes 2 kuud tagasi või isegi natuke rohkem hakkasime siis kolleegidega rääkima sellest, et tuleks ikkagi selline tunnustusüritus, tänuüritus meie juhtidele korraldada, siis selline kokkutulek ei tulnud kõne allagi, sellepärast et kehtisid väga ranged piirangud, olukord oli niimoodi ausalt öeldes nagu mitte väga positiivne. Ja see on väike ime tegelikult, et siin vahepeal juhtus niimoodi, et piirangud on põhimõtteliselt maas, et me saame kokku ja kõik on veel ilma maskita, mis on eriti meeldiv. Et nüüd me saame nagu niimoodi hingata vabamalt ja ma loodan, et ka suvi tuleb vastav. Ja tahaksin loomulikult tänada siis ka ürituse korraldajad, Tallinna Haridusametit, selle eest, et nad korraldas siis täna ja eile seda üritust. Eilsest rääkides. Eile oli siin terve saal täis gümnaasiumi lõpetajaid, neid oli siin väga palju ja peab ütlema, et see õppeaasta on kuidagi väga eriline olnud, sellepärast, et jah, distantsõppe, kogu aeg uued probleemid, uued väljakutsed ja vaatamata kõigile sellele, et räägiti väga palju, et lapsed ei saa sellega hakkama, et õpetajad ei saa sellega hakkama, et tegelikult on see üks lõpmatu õudus, siis üllatus. Meil on jälle rekordarv medaliste, kui meil lõpetajaid on 3996, siis 458 neist lõpetasid gümnaasiumi kas siis hõbe või kuldmedaliga, mis tähendab seda, et medaliga lõpetajaid on rohkem kui 15% üldarvust. Ja see on loomulikult absoluutne rekord, mis paneb mõtlema, et äkki me peaksimegi edasi nagu distantsõppele jääma, et siis nagu kui sellised tulemused on juba olemas. Aga samas ma arvan, et see on tegelikult väga suur tunnustus nii lastele endile ja ma eile rääkisin sellest nendega, kui ka loomulikult õpetajatele, kui ka vanematele ja loomulikult ka juhtidele, sest koolijuhtidele eelkõige, sest tõepoolest see oli ränk aasta, see oli väga selline pehmelt öeldes omapärane aasta, kus siis vahel tekkisid olukorrad, kus keegi ei teadnud, et kuidas siis edasi minna, kuidas nagu üht või teist probleemi siis lahendada, sellepärast, et kõik need probleemid olid täiesti uued ja ei olnud sellist pretsedenti, et saaks nagu seda ära kasutada nii-öelda. Ja ma pean ütlema, et saite väga hästi sellega hakkama, et jah, aasta täis väljakutseid, aasta täis segadust, siinkohal võime loomulikult vaadata korra otsa nagu ka valitsusele või valitsustele, vahepeal nagu siis valitsus muutus teatavasti, kus siis üks päev oli üks uudis, järgmine päev oli teine uudis ja vahepeal nagu keegi enam ei saanud aru, nagu, et kuidas edasi minna. Selles keerulises olukorras teie säilitasite külma verd ja tegelikult me saime väga ilusti hakkama, eelkõige tänu teile. Distantsõppest rääkides veel nii palju, et loomulikult paljudele oli see täiesti uus olukord, täiesti uudne lähenemine õppeprotsessile ja kindlasti esialgu oli päris palju küsimusi, oli päris palju selliseid olme
probleeme, mis vajasid lahendust, et kellelgi on näiteks arvuti puudu, kellelgi on internetiühendus selline, et ei võimalda kodus tööd teha. No ja nii edasi ja nii edasi. Mõni õpetaja pole kunagi loomulikult nii-öelda virtuaalmaailmas siis oma tunde andnud ja see oli täiesti uus reaalsus. Aga jällegi, et jah, kohati oli neid probleeme rohkem, kohati vähem, aga päeva lõpus tulemus oli selles mõttes, kui mitte ideaalne, nagu siis sinna kanti, eriti sellistes oludes. Nii et selle eest loomulikult suur kummardus kõigile õppeprotsessi osalejatele. Ma arvan, et me oleme nüüd palju paremas olukorras, sest ka nüüd räägitakse ju sellest väga palju, et kas siis sügisel tuleb uus kolmas laine või mis iganes, et kas jälle nagu hakatakse piiranguid kehtestama, kas jälle tuleb distantsõppe ühel või teisel moel sisse. Mulle väga meeldis, kuidas tuntud arst doktor Popov, Arkadi Popov ütles, nagu, et kui tema käest küsiti, et siis te nüüd hakkate suvel millega tegelema, siis ta ütles, et teate, ma lähen nüüd natuke puhkama ja samal ajal valmistuma ette kolmandaks laineks, mida ei tule. Et ma arvan, et see on selline geniaalne lause tegelikult, nagu, et me kõik loodame, et seda kolmandat lainet sügisel enam ei tule. Kõik eeldused on ju tegelikult selleks olemas, sellepärast, et väga suur osa inimestest Eestis on juba vaktsineerinud, väga suur osa nagu on läbi põdenud ja iseenesest see risk on palju madalam nüüd, aga no ikkagi, et kui me lõigastume liiga palju ja liiga aktiivselt, siis ma arvan, et kõike võib juhtuda. Nii et nagu ütles siis härra Popov, et tulebki olla valmis. Me kõik loodame, et seda ei lähe vaja, seda valmidust, aga see valmidus peab olema. Ma arvan, et me augustikuus niikuinii kohtume uuesti ja kindlasti räägime igasugustest stsenaariumitest ja sellest, kuidas edasi ja kuidas me oleme siis ette valmistatud sügiseks. Aga see on tegelikult väga oluline ka sellepärast, et me tegime seda eelmisel aastal ja paljuski tänu sellele, et kõik oli niimoodi läbi töötatud, läbi mõeldud ja teie poolt nagu ka vahepeal kehtestatud. Tänu sellele me saime väga hästi hakkama. Kõik mäletame, et ministeeriumilt, Haridus- ja Teadusministeeriumilt tulid soovitused, te võite teha seda, võite toda, aga ühesõnaga konkreetsust oli vähem. Ja vaatamata sellele suutsime siis üheskoos seda konkreetsust kuidagi mul tekitada. Ja tänu sellele õnnestus meil seda õppeaastat siis sellisena teha ja paljuski ka tänu sellele on meil nii palju medaliste nüüd, nagu ma juba alguses ütlesin, mis näitab seda, nagu, et õppe kvaliteet mitte ei langinud, vaid võib-olla nagu läks isegi natuke paremaks. Mis on jah ka selline üllatus. Lasteaed. Et siin lihtsalt nagu üks sügav kummardus, kui erinevalt koolidest pidid lasteaiad kogu aeg avatud olema, siis oli neid muresid loomulikult rohkem, mis olid seotud just konkreetselt nakatumistega. Ja need mured jõudsid kindlasti ka meieni ja siin kohal peab lihtsalt ütlema, et vaatamata kõigele sellele olid meie lasteaed väga tublid ja said väga hästi hakkama selle olukorraga. Räägiti väga palju sellest, nagu, et vanemad toovad haigeid lapsi lasteaeda ja ärge tehke siis, ärge vabastage neid kohatasust, nagu muidu nad nagu toovadki ja siis no ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes erinevaid emotsioone me vahepeal kuulasime ja siin võib öelda, nagu, et jällegi, et selline pühendumus, mis olid lasteaiajuhtidel, lasteaiadirektoritel, et see kindlasti tasus ära. Nii et selles mõttes suur tänu teile teie töö eest ja suur tänu lasteaiaõpetajatele, nende abidele ja üldse personalile, sest tõepoolest see oli üks selline kangelastegu teie poolt. Huvikoolid.
sama, et väga tubli töö. Ma vahepeal nagu küsiti, nagu, et me ikka tahame olla avatud, me ikka tahame, nagu, et lapsed tuleksid, et siis nagu huviharidus jätkuks, nagu, et juba siis, kui põhimõtteliselt valitsus ütles konkreetselt, et ei tohi, siis ikkagi nagu, no, äkki kuidagi ikka tohib, nagu, sest me tahame seda haridust pakkuda. Ja see oli ka nagu selline vapustav suhtumine, et ma arvan, et paljuski tänu sellele siis see huviharidus ei kannatanud nii palju, nagu oleks võinud. Nii et selles mõttes ka suur tänu teile. Meie HEV-koolid, meie õppenõustamiskeskus, kõik need inimesed, kes siis eelkõige HEV-lastega tööd teevad, põhimõtteliselt nagu lasteaedade puhul, et teil ei olnud võimalik töötada distantsilt, kuigi ma tean, et nii mõnigi siis kehtestas vahepeal sellist Skype'i õppeprotsessi, aga no see oli väga lühikest perioodi ja jällegi valiklikult, sest me teame, et on sellised HEV-lapsed, nagu, keda sa ei saa õpetada läbi interneti, nii et selles mõttes oli ka nagu väga märkimisväärne töö, mis oli vahepeal tehtud ja jällegi suur risk ja te olite sunnitud seda tegema, nii et aitäh teile ka selle pühendumise eest. Ja mis seal ikka, elu läheb edasi, see õppeaasta tõepoolest oli klassi juhatajate aasta, on väga hea meel, et meil on nii tublid klassi juhatajad, et kes jah, natuke häbi on, aga teevad seda enamasti missiooni tundes, sellepärast, et see kompensatsioon, mida nad selle eest saavad, see materiaalne osa on selline, nagu see on. Aga me Haridusametiga proovime seda ära parandada, töö käib selles suunas, nagu et see sama hüvitis oleks ikka suurem kui see praegune tase. Ja ma väga loodan, nagu, et meil õnnestub seda muuta, sellepärast, et klassi juhataja on ikkagi see inimene, kes on seda väärt. Ja nii lõpetuseks, mida ma võin öelda, nagu, et ma väga tahaks teha ühe asja, nagu soovitan kõigile, kellel on võimalik seda teha, kellel on siis lipp sees, nagu, et lihtsalt võtta see ära ja nüüd natuke lõõgastuda, puhata, sellepärast, et te olete seda ära teeninud, ees ootavad huvitavad ajad, jällegi keegi ei tea, nagu, mis meid sügisel ootab, aga ma soovitan teil ikkagi nagu sellest puhkusest nagu maksimumi võtta ja ma väga loodan ja soovin meile kõigile, et siis 1. septembril tuleks jälle see rutiinne igav õppeaasta algus, kus lapsed tulevad kooli ja kus nad siis nagu õpivad seal edasi, väiksemad lapsed tulevad lasteaeda ja siis kõik on nii, nagu see on olnud siiamaani aastani 2020. Nii et vahel nagu see võis tunduda, nagu, et ongi selline rutiin, aga nüüd ma arvan, nagu, et me kõik unistame, et selline rutiin jätkuks. Nii et suur tänu teile veel kord, suur kummardus ja ilusat suve. Aitäh! Oli väga mitmekesine aasta, hullumeelne aasta, emotsionaalselt väga raske aasta, aga samal ajal me õppisime väga palju uusi tehnikaid, väga palju uusi metoodikaid ja tegime ära, ma arvan, koolides õpetajate ja juhtkonnade poolt sellise töö, mida tavaliselt riik oleks planeerinud 10 aastaks, aga me tegime selle töö ära 1 aasta jooksul. Nii et meeletu kokkuhoid, suur tänu õpetajatele, suur tänu koolijuhtidele, abipersonalidele, tehnilisele personalile, et nad suutsid absoluutselt ebainimlikes tingimuses saavutada maksimaalselt, ehk mitte öelda briljantsed tulemused. Nii et head kooliaasta lõppu kõigile ja kohtume sügisel. Loodame, et pandeemia on siis juba natukene ajalugu, aga see haigus on niikuinii meie kõrval, nii et hoiame üksteist, armastame üksteist ja hoolime üksteisest.